Südamlikud tervitused taas, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna mul on eilse video, eilse teema jätkuks teile kohe üks kanaldus, mida on vastu võtnud selline tore Kanada tütarlaps nagu Elizabeth April ja tema kanaldab Galactic Federation of Light ehk siis galaktiline valgusföderatsioon, kes on siis, kelles sisaldub plejaadlaste turvanõukogu, siis täna on sellised küsimused, mis tema esitas ja mida siis vastati meile. Ja temal järgmine küsimus. Mida on öelda inimkonnale praeguse aja kohta planeedil Maa ja meie muutuste kohta? Ja vastus. Praegu nii planeet Maa kui ka selle kodanikud on väga kiires muutumises. Ja aeg on tegutsemiseks just nüüd. Kuid see ei ole see tegutsemine, mida teie ilmselt silmas peate. Meie peame silmas just vibratsioonilist tegutsemist. Ja inimesed peavad praegu teadma, et kõik, mis planeedil Maa toimub täpselt nii, nagu see peab olema. Kõik toimub planeeritud vastavalt plaanidele. Küsimus. Mis toimub või mida me peaksime teadma päikesetormide kohta? Ja vastus. Kui portaalid ja Maa energeetiline võre hakkab muutuma, siis vibratsioon tõuseb tohutult. See vibratsiooni tõus tõmbab juurde veelgi enam sagedust päikeselt. Ja lähimate aastate jooksul on päikeselt tulemas hulgaliselt energiaid läbi aktiivsete tormide, mis aitab massidel oma sagedust tõsta uuele tasemele. Ja lõpuks need sagedused loovad uue standardsageduse planeedile Maa. See, mida te armastate praegu öelda 5. dimensioon, siis meie ütleme uus Maa. Küsimus. Mida me peaksime veel viiruse kohta teadma? Ja vastus. Õige info jõuab teieni sel juhul, kui te seda ei otsi. Kuulake oma intuitsiooni. See juhib teid õigete otsusteni. Me ei saa teile selle kohta rohkem infot anda tänu teie enda meelte väele. Kuid see, mis me ütleme, on see, et vähendatud hapnikutase teie kehades muudab teid vastuvõtlikumaks haigustele, sest hapnik on peamine komponent selleks, et teie DNA-d uuendada. Ja nemad teavad seda. Me oleme juba töötanud ja teeme seda kogu aeg meie tiimiga muundada seda viirust. Ja pidage meeles, et haigus on alati võimalus kasvamiseks. Küsimus. Mida me peame teadma vaktsiinist? Vastus. Praegu on korraga käimas mitu erinevat agendat, mõned head ja mõned mitte. Eliidid üritavad kontrollida vaktsiine, mis on alati olnud nende plaanides. See, mida aga ei suuda märgata, on see, kui paljud meie tiimiliikmed on imbunud nende süsteemi ja me oleme edukalt neutraliseerinud nende katseid inimkonda kahjustada. Kuid hoolimata sellest nad jätkavad survet. Me ei oodanud neilt nii tugevat pealesurumist, kuid samas me pole ka üllatunud. Ja meie surume sama tugevalt ja loodame kindlustada inimkonna tervise. Isegi neid, kes praegu magavad, neutraliseerides potentsiaalsete vaktsiinide igasugused negatiivsed mõjud. Küsimus. Mis on parimad asjad, mida me saaksime praegu teha? Vastus. Istuge vaikuses, mediteerige ja vaadake enda sisse. Te olete oma kodudes põhjusega. Me oleme need, kes aitasid teistel seda saavutada ja karantiin on väga hea kingitus. See kingitus võimaldab teil näha rohkem, kui te kunagi varem olete näinud.
Teie hingele on antud ülesanne vabaneda selle elu draamadest. Ja ärge laskuge hirmuenergiasse. Hoidke alati kõrgemat vibratsiooni. Ja mäletage, miks te olete siia tulnud. Ja mäletage seda, et mida suurem reaktsioon, seda suurem järelkaja. Ja küsimus. Ja mida te arvate Galaktilise Föderatsiooni paljastamisest selle Iisraeli mehe poolt? Sellest muide minu isiklik kommentaar, et sellest saate te internetis täpsemalt lugeda. Vastus. Me oleme mänginud paljude potentsiaalsete ajaliinidega. Tema oli alati meie radaril olemas ja me oleme temaga ka mitmel korral otse rääkinud. See info, mida ta avalikustas, ei oleks pidanud tingimata praegu avalikuks tulema, kuid meie kõigi üllatuseks on planeedi maa vibratsioon tõusnud sellega seoses hüppeliselt. Ja see võimaldab infol koheselt vilja kanda. Kõik, mis oli kunagi kaotatud ja peidetud, on nüüd leitav ja nähtav. Te hakkate selle kohta rohkem infot saama pisut hiljem. Ja me oleme tänulikud, et ta tegi selle suure usalduse hüppe ja teie ees seisab suur hulk info avalikustamist. Ja seda, millega seoses see toimub, ei saa enam peatada. Hoolimata meeleheitlikest katsetest seda siiski teha. Küsimus. Mida me peame teadma aastast 2021? Vastus. Võitlus kulisside taga jätkub. Mõlemad pooled kasvatavad oma väge. Eliiti eemaldatakse ja asendatakse meiesugustega. Ja see juhtub igas riigis ja igas ühiskonna aspektis üle terve maa. Ja te tunnete jätkuvalt tõmmet enda sees. Kuna te olete terviku peegeldus, hakkate otsima neutraalsust ja nullpunkti. Ja teid sunnitakse astuma kaosest tagasi ja eemalduma maatriksist. Teie tundlikkus suureneb meelgi. Ja võtke vastutus nende uute kingituste eest ja kasutage neid terviku hüvanguks. Ja kas teil on viimane sõnum inimkonnale? Oli järgmine küsimus. Ja vastus. Me palume teil hoida vibratsiooni kõrgel kõigi nimel, ühisteadvuses, sest sinu mõtted kajastuvad ühisteadvuses ja see kõik on alati olnud teie jaoks. Vot, selline oli siis see kanaldus Elizabeth Aprili kaudu ja mina soovitan seda infot vaadata, seda videot konkreetselt vaadata korduvalt ja jagada, sest see info on hästi oluline mõistmiseks, sest et just selle mõistmiseks on, et maailmas on väga palju inimesi, kes on nende olenditega olnud otsekontaktis ja on ka edaspidi, sest nad on väga armastavad olendid ja praegu on veel natuke vara, et nad kõigile ennast avaldavad nii-öelda füüsiliselt kohalolekuga, kuid järjest enam inimesi saab nendega tegelikult kontakti ja see aeg, mil nad ennast meile tutvustavad ka päriselt on veel ees. Millal see täpselt saab toimuma, see sõltub sellest, kui palju inimkond on valmis ja kui palju inimkond muutub lähiaastatel, et millal inimkond on valmis sellist infot vastu võtma. Nii et tänaseks mina lõpetan ja peatse kohtumiseni jälle Valguse kanalil.